ma tegelikult hea meelega räägiksin sellest samast teemast ju, millest Timo ja kui Timo siin rääkis sellest semiootilisest reostusest, et me umbes see võis olla aasta 2005 või 2006 siis me tegime Kopenhaagenis koos Rei Teinaste ja Mikk Sargega ühe ettekande vaimse keskkonna reostusest. Ja tegelikult see ongi selline asi, mis on viimasel ajal väga intensiivselt läinud käima ja kui me räägime keskkonnakaitse puhul keskkonnapuhastusseadmetest, siis me pakkusime välja, et peaksid olema ka vaimse keskkonnapuhastusseadmed ja me siis ütlesime, et selleks on rohealad, mets, ka loomaaed ilmselt, et need on need paigad, kus inimene jõuab tõelisusesse tagasi. Et kus ta saab aru, et kõik see, mis talle on pähe valatud läbi meedia, mis on tänapäeval tõepoolest täiesti kontrollimatu, et ta suudab tagasi tulla selle juurde, et ta näeb oma silmaga, mis tegelikult maailmas toimub. Kuidas sellest välja tulla, ausalt öeldes tänapäeva sotsiaalmeedia aktiivsel ajastul, ausalt öeldes ma ise ka enam eriti ei suuda. Mul on väga kahju, et ma ei jõua käia nii palju nendes vaimse keskkonnapuhastusseadmetes. Ma tahaksin rääkida siis praktikuna sellest samast, millest Timo rääkis, siis rohelisest mürast või sellest, mis on juhtunud Eesti keskkonnaajakirjanduses viimase 26 aasta jooksul. Täpselt nii kaua oleme olnud keskkonnaajakirjanik. Mäletan täpselt, et 2. veebruar 1992 läksin ma tööle Eesti Loodusesse ja mul oli au 7,5 aastat toimetada Eesti kõige, ma ütleks, looduses kõige targemate peade lugusid, neid ümber kirjutades, aga nendelt õppides. Hiljem ma läksin aktiivseks looduskaitsjaks ja keskkonnakaitsjaks ja ma pean ütlema, et need olid kohutavad aastad. Et mingil hetkel ma olin läbi põlenud ja kui siin räägiti liikidest, nendest kirjutamisest, siis tegelikult ma tajun seda, et palju lihtsam on kirjutada nendest ilusatest nunnudest loomadest ja praegu ma olen nagu pigem isegi taandunud selleni, et ma hea meelega kirjutan lugusid tähekesse loomadest kui sellest, et ma kirjutaks sellest, mis Eesti keskkonnas toimub. Ma olen kahju sellest, et keskkonna ajakirjanike hambad on kadunud. Et me ei räägi enam sellest, mis tegelikult keskkonnas toimub. Keskkonna ajakirjanike otseselt ei olegi enam väga palju järel. See, mis ma sinna nüüd algusesse panin, on see, mis peaks olema iga keskkonna ajakirjaniku moto. See on põhiseaduse paragrahv number 5, et Eesti loodusvarad ja loodusressursid on rahvuslik rikkus, mida tuleb kasutada säästlikult. Praegu on juhtunud selline asi, et keskkonnaajakirjandus, ma tegelikult ei tea, ega seda vist üldse kuskil ei õpetata. Et sellist õpet ju puhtalt ka ülikoolis ei ole. Et võiks olla mingisugune õpe või ka vähemalt üks moodul ülikoolis, kus õpetatakse spetsiaalselt keskkonnaajakirjandust. Mida tähendavad need põhitõed keskkonnaajakirjanduses? Praegu on keskkonnaajakirjanduses domineeriv pigem see nii-öelda kommunikatsioon. PR, asutuste ametlikud teated, need samad pressiteated, need on neelanud alla keskkonnaajakirjanduse. Ma läheksin hea meelega natukene ka ajalukku. Ma saan rääkida sellest, mida ma tegelikult ise hästi tean. Ma ei ole tegelikult kordagi pidanud ettekannet pidama sel teemal. Ma olen parema meelega rääkinud ise loodusest kui loodusajakirjandusest.
ja ma teen selgelt tegelikult vahet loodusajakirjandusel ja keskkonnaajakirjandusel. Et see liigikaitse, millest siin räägiti, on pigem selline armas loodusajakirjandus ja sellest on tõesti hea kirjutada ja mõnus kirjutada. Keskkonnaajakirjandus, mis tegelikult käsitleb tihtipeale selliseid väga valusaid ja teravaid probleeme ja mis on selle, nii nagu siin juttu oli, selle liigikaitse taust, et nende liikide keskkonnahoid, kus nad elavad, selle kaitsest on väga raske rääkida. On rääkida, ma ei tea, eks räägime sellest edaspidi. Aga mis siis, ma ajaliselt panin paika sellised perioodid, et see loodusest hoolimise aeg oli 90. aastate alguses ja oli väga tugev selline keskkonnaajakirjanike rühm, ütleks ma selle peale. See oli läbi hästi paljude raadio ja tele ja kanalite ja ka ajalehtede, et peaaegu kõigis ajalehtedes näiteks oli loodusrubriik. Praegu ausalt öeldes, ma mõtlen, kas ongi üldse kuskil mõnes ajalehes. Postimehe vahel on maaelu ja seal on üksikud lood, neid on, aga sellist selget igapäevast leherubriiki ma tegelikult ei tea, et enam ole. Vanasti oli kindel lehekülg loodus ajalehtedes, et see on nagu ära kadunud. Mis põhjusel ma öelda ei oska. Meil oli, ma arvan, et neid oli kuskil 20-30 inimest. Need olid ilmselt aja jooksul lihtsalt kasvanud välja nende samade ajalehtede ja raadiokanalite juurest ajakirjanikud ja meil olid sellised koolitused, kus meile Keskkonnaministeerium tegi väga põnevaid koolitusi. Olid metsanduskoolitused, olid kalanduskoolitused. Koostöö oli Soome keskkonnaajakirjanikega, käisime seal, nemad käisid siin. Ja 98 aastal isegi moodustati Eesti keskkonna- ja teadusajakirjanike selts. Ja ma pean ütlema, et kuigi selline konkurents on ju, eks ole, ajakirjandus alati, et kes saab esimesena uudise trükki, siis see side oli omavahel tihe. Tegelikult käime siiani läbi ja kui tuleb mingisugune selline jälle selline nii-öelda roheline müra, nagu praegu selle metsa ümber toimub, siis me tegelikult omavahel täiesti suhtleme. Paraku ma näen, et sellist avalikku kanalit on väga vähe nendel alles. Ma selliseks väga heaks näiteks sellisest tasakaalustatud keskkonnaajakirjandusest pean tollast Tiina Kangro juhitud Osooni. Ma ei tea, palju teist mäletavad seda. Et seal oli väga heas tasakaalus nii keskkonnakaitse kui ka liigikaitseline pool. Ja inimesed vaatasid, need vaatajanumbrid olid väga kõrged. Siis oli mingi hetk, kus ma ise arvan seda, et tekkis selline sõnavabaduse aeg, kus tõepoolest see oli väikene hetk siis ühesõnaga selle aastatuhande alguses, kus Eestimaa Looduse Fond hakkas rahastama sellist gruppi, kus rohelise värava nime all me võisime rääkida kõigest. Et meil ei olnud tabuteemasid, me olime rahaliselt toetatud ja me saime rääkida asju, millest praegu ma võin ainult unistada, et ma nendest asjadest kirjutan. Et see aasta on esimene kord, kui minu sisseloetud lugu on raadioeetrist maha võetud. See ilmus pärast Delfis ja ma ei ole nii palju laike saanud ammu oma loo eest. Aga oli aeg tõepoolest, kus sai rääkida. Teine oli siis see, kui Eesti looduse juhtide rahasakerdamised tulid ilmsiks ja moodustus selline päris tugev rühm MTÜ Loodusajakiri, kus siis pandi kokku erinevad loodusajakirjad. Neid oli küll natukene liiga palju, aga need inimesed tegid koostööd omavahel ja need lood ja sellised surverühmad inimestele asjade teadvustamisest olid väga tugevad.
Paraku jah, et see oli aeg, kus meie see omavaheline suhtlus nagu jäi nõrgaks. Toredaid teisi asju oli sel ajal tõesti ka palju ja nendest, kuna ma väga palju ise ei tea nendest asjadest, siis ma nendest ei räägi. Aga ma ütleks, et umbes 2003 aastast hakkas selline Eestis selline vaikiv ajastu, et kus hästi palju arendusi tekkis Eestis, kõik oli vaja ehitada, majandus muutus domineerivamaks kui looduskaitse või loodushoid. Võiks öelda näiteks seda, et te mäletate kõik Kundva lahingut. Neid lahinguid oli tohutult palju, mida me pidasime, aga ühel hetkel hakkasid arendajad aru saama sellest, et keskkonna ajakirjanikest ei saa muud moel jagu või tuleb võtta kommunikatsiooni õppetoolist hästi palju PR-ametnike tööle. Praegu, ma ei tea, palju on Keskkonnaministeeriumis see pressirühm, 4 või 5 inimest vist. Et see on ikkagi hästi suur, aga see on ainult Keskkonnaministeeriumil ja kui oli juttu siin sellest, et pressiteadete hulk on ajakirjanikud üle uputanud, ma olen ise seda kogenud uudisteagentuuris, et ega ma neid tegelikult avaldada ei viitsi ja ma ei jõua ja ma ei suuda neid läbi nämmutada, mis seal on oluline, et aeg-ajalt paned mõne nendest uudistest, aga sellist süvenevat lugu nendest teha ei suuda. Et see oli hetk, kus kui sa ka töötasid uudisteagentuuris või keskkonnaajakirjanikuna, siis sa ei suutnudki enam teha otsuseid. Samal ajal ma pean ütlema seda, et väga tugevalt hakati keskkonnaajakirjanikke ründama, et paljud läksid lihtsalt minema. Mina võtsin ka selle ajal otsuse vastu, et ma enam prügist ja soldist ei kirjutan ainult nendest nunnudest, ilusatest asjadest. Aeg-ajalt mus lööb jälle välja selline, ei oska öelda, maailmaparandaja mõte, et ma tahaksin maailma parandada. Paraku ei ole enam neid kanaleid, kus sellist asja teha. Kõige raskem aeg saabus siis, kui Keskkonnaministeeriumis hakkasid tohutud ümberkorraldused. Mitte keegi ei olnud enam võimeline aru saama, milline teave on õige, milline mitte. Kõige hullem aeg saabus siis, kui ma esimest korda pidin küsima osakonna juhatajalt luba selleks, et ma saaksin keskkonnateenistuse ametnikuga teha intervjuu. Ta pidi andma loa, mida ühesõnaga see inimene võib rääkida. Et enamus selliseid teateid tuligi läbi PR-kanalite. Minu meelest üks asi, mis on tänapäeval hästi iseloomulikuks muutunud, on see, et kas te olete vaadanud Keskkonnaministeeriumi, kes ta siis nüüd on, PR-nõunik Kalle Muuli, kes on ilmselt parteiliselt pandud paika. Võtke see lahti see tema sõnapilv, mis on tema ajaveebis. Te ei näe seal ühtegi sõna loodus või keskkond. Sellist sõna tema mõistes ei eksisteeri. Et tegelikult see näitab seda, et majandus on muutunud looduskaitses domineerivaks. Nii nagu ma ütlesin, et on tabuteemad, millest kirjutada ei lubata. Et ma olen praegu, teen ühes kanalis raadiosaateid ja ma tean seda, et ma ei või käsitleda kõiki teemasid, et lood lihtsalt ei lähe eetrisse. Loomulikult on võimalik leida teisi kanaleid. Ma saan ennem saan kirjutada tähekeses, saan
mulle pakuti kirjutamise võimalust Välis-Eesti ajalehes. Aga see ei ole normaalne. See on juhtunud Eesti keskkonnaajakirjanikega, et tegelikult oleks ju vaja selliseid uurivaid analüüse. Oleks vaja seda, et lehtede juures olekski palgal inimesed, kes tegelikult ka püüavad aru saada, püüavad objektiivset infot tuua inimesteni. Statistilised aruanded on kõige õudsemad asjad, mis olla võivad. Et nad tegelikult ei peegelda seda tegelikku olukorda. Võib-olla on üks asi, mis mind kõige rohkem häirib see, et nii nagu sa kirjutad loodusest, siis mina ei oska kirjutada ilma emotsioonideta loodusest. Aga kõik looduse lood tempeldatakse, kui sa püüadki loodust kaitsta, siis tempeldatakse emotsionaalseteks kurseteks. Et kõige enam tabab see tegelikult mitte keskkonnaajakirjanikke, vaid tabab see just valitsusväliste organisatsioonide ja kogukonna liikmete selliseid kirjutisi. Et võtke ka praegu kas või see, mis ta on, see Klaas, see Tartu linnapea või, et kõik need on ju tegelikult öeldud, et need on emotsioonidel põhinevad, seal ei ole teaduspõhist sellist tausta. Samas, aga nad ju kaitsevad loodust. Nad ütlevadki seda, mis tegelikult tõsi on. Tartusse ei saa seda tehast ehitada, see ei ole võimalik. Et keegi ei ole kordagi võtnud sõna selles osas, et see tehas ehitatakse, ma arvan, et mingi 15 kilomeetrit Ramsari alade kaugusele ja teate seda ju, et see Emajõgi voolab ju aega tagurpidi. Ükski välismaine organisatsioon oleks sellist asja iial läbi lasknud. Et see oleks ammu juba teatavaks tehtud, et seda tehast ei saa siin ehitada. Aga kus on meie keskkonnaajakirjandus, kes seda ütleks? Meil on väga tugev PR. Näete iga kord, kui praegu võetakse Tartu selle tselluloositehase suhtes sõna, siis tuleb vähemalt 3 lugu makstud vastus. Tuleb ajakirjanduses, mis ütleb seda, et teine pool on loll, ta ei tea midagi, faktid on valed, vesi ei soojene nii palju, aga inimesed, kes neid uuringuid on andnud Ülo Mandre, issand jumal, no kes veel peaks teadma sellest asjast? Et ta on eluaeg uurinud seda. Ma ütlen ausalt, mina ka lõpuks vihastaks ja emotsionaalselt tarjuks, et lõpetage see jama ära. Ma imetlen seda, et see inimene on suutnud nii kaua selliseid fakte esile tuua. Mõtlesin, et esialgu, et ma tooks ühe sellise näite ka siia sellisest PR-kampaaniatest, kus tegelikult PR-töötajad on inimeste arvamust kujundanud. Ükskõik kui palju keskkonnakaitsjad on või on püüdnud oma arvamust ka keskkonnaajakirjandusse kommunikeerida. Kunda Estonian Seltsi juhtum on minu meelest üks selline asi, mida just praegu Tartu tselluloositehase projekteerimise ajal tasuks nagu näiteks võtta, sest tegemist on sisuliselt täpselt sama asjaga. Sama arendaja on seal, Margus Kohava oli 5 minutit, teen kiiresti. Et 2002, kui seda tehast hakati arendama või projekteerima, siis keskkonnakaitsjad olid sellele väga tugevalt vastu 2 põhjusel. Et haavametsad, mis alutakusel olid, oleks saanud löögi alla. Uudo Timm võib siin rääkida sellest ajast, kui sellest sai väga palju räägitud ja seda öeldi, et see on jama. Et loomulikult meil on seda ressurssi, nii nagu praegu räägitakse tselluloositehase puhul, et meil on seda ressurssi. Ja teine asi oli see, et reovesi kahjustab Ledipea lahe neid külgeid. Et need olid 2 kindlat nõudmist, mis tuli reguleerida. Liino Luik oli tookord keskkonnaekspert selle
selle uuringu puhul ja leidis, et kõik asjad on okei, saab teha ja siit võite lugedagi, mis siis juhtus, et Kunda linn andis tasuta maa, nagu praegu lubatakse ka tselluloositehasele ja töökohtade luba on see tohutu, mida alati lubatakse, 70 töökohta lubati, ma ei tea, palju seal praegu saadud on, aga ilmselt pole see hulk nii suur, et kohalikud inimesed seda 150 kindlasti pole saanud. Toru pandi siis selleks, et mitte hülgeid kahjustada, viidi kaugele merre, see lõppes täpselt kaitseala piiril, et mitte grammigi kaugemale. Ja nüüd siis kiiremini ette tutata, et nüüd siis selgub, et see toru pole mitte kunagi praktiliselt töötanudki, öeldakse küll nüüd 1,5 aastat on see solk voolanud sinna vette. Millised tulemused sellel on, ega vist keegi kunagi uurima ei hakka. Tehti mingi analüüs, aga ma tahaks tegelikult näha neid analüüse. Ja panev on see, et see uudis, mis on jäänud nagu täiesti tähelepanuta, on see, et Äripäev kirjutab 2009. aastal, et RMK metsanduse ja turundusjuhi Ulvar Kaubi sõnul on vajaliku kvaliteediga puitu riigimetsas, et rohkem pole. Ja eraomanikud pole nõus ka seda müüma, sest see on kallim. 5% RMK haavapuidust läks sinna sellele tehasele. Ja tegelikult juhtuski see, et 2009. aastal sisuliselt tehas oli pankrotis, tehti seal ümberkorraldusi, müüdi maha, igasuguseid seadmeid. Ma ei tea, kus nad selle puidu said, väga raske on üldse selle juhtinud, kui midagi leida. Rohelise värava materjalid on kahjuks kõik kadunud. Need mingil hetkel lihtsalt kustutati kogu portaaliga. Ma tean, et ühel kõvakettal on need kuskil alles, aga sisuliselt seda keskkonnakaitsjate poolset informatsiooni pole alles, on ainult sellised PR-teated. Põnev on see, et Keskkonnaministeerium annab 2014. aastal Estonian Cellsile kõige keskkonnasõbralikum ettevõtte tiitli. Samal ajal ettevõte kurdab kogu aeg selle üle, et keskkonnatasud on liiga suured ja ka seda, et puitu pole piisavalt ja energia on kallis, et eriti roheline energia. Ja siis nagu te nüüd lugesite eelmise aasta lõpust, solditoru oli katki, sel aastal siis annab valitsus PR-kampaania tulemusel odavamalt, kuna ta on meie kõige suurem ettevõte energiatarbimises, siis antakse nüüd talle odavamalt ka elektrienergia. Ma olen oma aja ära kaisanud, siis tõepoolest, nii nagu Timo ütles, et tegelikult lõpuks kolibki kogu keskkonna selline ajakirjandus üle sotsiaalmeediasse. Aga ma ütleks isegi seda, et tänapäeval sotsiaalmeedia on täpsem kui ametlik meedia. Praegu on nagu probleem selles, et neid samu, isegi neid nunnusid, loomalugusid tegelikult on keskkonnaajakirjanduses palju vähem kui varem. Et pigem on see, et kogu aeg kirjutatakse keskkonda, keskkond on halb, vastandatakse inimesi võimalikult palju kõikide selliste suurte projektidega. Ma usun, et mõlemalt poolt on need uudised tihtipeale valed. Kui siin emast oli juttu, siis ma tean väga paljusid juhtumeid, kus nad lähevad kaasa ka selliste suurte hurraa-ületega, aga ma ütleks seda, et sealt saab siiski objektiivsema info kätte kui tavameediast. Viimane löök oli minu jaoks see, kuidas tegelikult näitab, et meedial ei olegi mitte midagi teha. Et see oli, kui te nägite Pealtnägija viimast saadet, siis räägiti Tallinna või sellest Tartu tselluloositehasest ja sellest Kohava ja 4 ministri sobingust nii-öelda, kus siis otsustati, et ministrid peavad hakkama avalikku arvamust mõjutama Tartu
tehase teemal ja see oli 2017. aasta teemal või alguses. See tähendab seda, et kogu seda aja tegelikult objektiivset infot ju tegelikult pole sealt tulnud. Miks see nii on? Ma ei oska öelda. Kas midagi muutub? Ei oska öelda. Põnev asi, mille ma võib-olla lõpetuseks näitaks, ma ei tea, kas on tänast Sirk. Hästi põnev etendus on Tartus genialistide klubis. Must kast etendab etendust Prohvet. See on 2 noorest, kes lähevad metsa elama ja kuidas see kommunikatsioon püüab neid sealt tagasi tuua, välja rebida kõigest sellest lahendustest. Huvitav on see, et 2 arvustust on selle etenduse kohta ilmunud. Sirgis nüüd 1 ja eelmine oli Tartu Postimees. Mõlemad on hästi negatiivsed. Miks see nii on? Tasub analüüsida. Aga kes Tartust, ma tean, et see on väga palju Tartu inimesi, minge seda etendust vaatama. Seal on ka hiljem arutelu ilmunud. Mina usun, et just selliste asjadega, see on mingi uus meedia. See võib meid päästa. Aitäh! Aitäh selle sissevaate liiga kohati karmide tõdemuste eest, aga reaalse võimalus kuulda. Aitäh, et ma arvan selline isiklikust vaatenurgast toodud pilk on hästi-hästi väärtuslik. Aga ma tahan küsida natukene sellisel neutraalsemal ja võib-olla teemal, mis ettekandega haakub ja isikliku huvist lähtuvalt samuti. Sa rääkisid keskkonnaajakirjandusest. Keskkonnaajakirjanikud oli see keskne nagu mõiste, mida sa kasutasid. Viimasel 10 aastal tundub, et Eestis on väga jõudsalt kujunenud ja arenenud teadusajakirjanikud. Et kuidas sa ütleme keskkonnaajakirjanikke ja neid inimesi, kes nimetavad ennast teadusajakirjanikeks, omavahel nagu seod või suhestada või neid suhteid näeb. Sest tõesti sellel ajal, kui seal 90. aastate algus, neid inimesi, kes tegelesid nagu teadusajakirjandusega, neid oli suhteliselt vähe, võib-olla mõned paar-kolm Eestis. Praegu on see vastupidi, et kas see on ka mingi nagu ajastumärk või oskad sa kommenteerida seda? Ma tegelikult hästi ei oska, sest ma olen mõelnud selle üle, aga et mul on tunne, et teadus on selline asi, millega lubatakse tegeleda inimestel. Keskkond on väga tabu teema, sest see jääb jalgu just arendajatele. Et see, mis Eestis praegu maastikul toimub, see on päris kole. Kuna mu enda doktoritöö käsitleb allikaid Eestis, siis ma ütlen seda, et Eestis on ju 15 000 allikat. 1000 allikat nendest on ainult keskkonnaregistris. Miks need ülejäänud sinna jõuab? Et mul ei ole kerge teha seda nii-öelda teadust. Aga ma olen mõelnud seda, et see on ainuke võimalus, kui ma lähen selles suunas. Et mitte ajakirjanikuna pidevalt räusates ja püüdes neid asju kaitse alla saada. Kui need asjad on fikseeritud teaduses, siis on kõik hästi. Mulle tegelikult õudselt meeldib see, et need novaatorid ja kõik muud portaalid on tekkinud. Et mina usun seda, nii nagu see sama mustakasti Prohveti tükk, et seal on näha seda, et noored võtavad asja omaks ja just selle teadusportaalide kaudu, nad on võimelised lugema. Enamus Eesti inimesi on ju kõrgharitud. Et tegelikult nad on võimelised analüüsima neid ja nendes samades teadusuuringute kajastamises on tegelikult ilmselt tulevik. Et varem tõesti jah, oli vähe neid, aga need ju teadusuudised ei ole, nad on selles suhtes natuke teine, ühesõnaga nad ei ole jah päris keskkonnaajakirjandus ainult ju, et seal on ka muid asju. Veel küsimusi? Teema on hirmutav.
mõtlesin, et ma küsin, sa rääkisid sellest, et kuidas Eestis on vähemaks jäänud uurivat ajakirjandust ja võib-olla ka keskkonnaajakirjandust, et kas see, kuidas sulle tundub, et kas see on siin selle väikese Eesti teema või see kajastab mingeid palju globaalsemaid tendentse, et miks ma seda küsin, et mul oli paar aastat tagasi oli üks huvitav diskussioon kellegiga, kes nagu rahvusvahelist ajakirjandust on jälginud ja ütles, et maailmas uurivat ajakirjandust suudab endale lubada ainult käputäis väga suuri ja globaalseid ajalehti. Et lihtsalt, et äkki me vaatame mõningaid probleeme, mis meil on ainult oma nähtamisest, aga meil on hoopis laiem kontekst olemas. Tõsi on see, et maailmas ressursid on otsa saanud ja ka ajakirjandus saabki ainult teha rahast, aga selleks ju enam raha ei jätku. Ja see maavarade kaevandamine, loodusressursside kasutamine, et see on nii intensiivne praegu ja see ümberjagamine on nii hull, et ma ütlen ausalt, et ka mina Eestis ma ei taha väga seal hammasrataste vahel olla. Et ma tegelikult arvan seda, et mitte ainult see, et seda on vähemaks jäänud, aga neid inimesi ka enam ei ole, kes julgeks selle teema. No ühesõnaga inimesed põlevad läbi. Tegelikult põleb ju kogu Eesti ajakirjandus väga kiiresti läbi. Et ma olen kirjutanud Eesti Päevalehele 7 aastat looduse lehekülge ja ma just mõtlen, et mitu toimetajat selle jooksul oli. Hästi kiiresti saadeti jälle järgmine mees koju pingile. Et ma ei tea, mis selle põhjus on, aga et ajakirjanikud ei pea tänapäeval enam vastu. Et see on minu meelest üks kõige raskem probleem. Võib-olla see on sihti eesmärgiline, ma ei oska öelda. Aga see on globaalne probleem, see ei ole ainult Eesti probleem. Hüva, aga aitäh